hästi pekkis, kuidas üks väike asi võib muuta kogu fucking asja nii, et mulle nagu jõhkralt kerib ja nüüd on nagu sellel nagu mingi keskosa muutus. Hästi haige. Keda pole ammu näinud? Eelmisest videost on päris pikk aeg möödas. Ma pean tunnistama. Võib-olla natuke liiga pikk. Aga mis siis? Tänase video eesmärk on luua iseendale väljakutse ja selle väljakutseks on see analoog monofooniline süntesaator, millega ma proovin siis teha muusikat ainult kasutades seda süntesaatorit ning erinevaid efekte, mis asuvad minu selja taga. Ja miks see mulle challenge on? Seetõttu, et see süntesaator on monofooniline, mis tähendab seda, et kui sa vajutad klahvi, näiteks 2 klahvi korraga, siis tuleb heli ainult ühest klahvist. Ehk siis siin saab ainult 1 klahv korraga teha heli. Ja see teeb asja keeruliseks. Loomulikult on sellel süntesaatoril tegelikult veel mitu väärtust, millest ma isegi tahaksin natukene rääkida. Esimene väärtus on see, et see sama süntesaator on esimene tasu, mis ma üldse sain muusika tegemise eest. Antud pill on mulle justkui kingitus / tasu selle eest, et ma aitasin oma hea semu Fredi Londi koolitööd teha. Ma tegin siis muusikat tema ühele kooliprojektile. Ta õppis tol hetkel Narafi filmikoolis ning tema lõputöö jaoks oli vaja soundtracki ning tasuks sain oma esimese analoog süntesaatori. Mitte mu esimene süntesaator. Mu esimene süntesaator oli isemängija, üks Casio. Paneme selle laua peale, ühendame ära ning hakkame muusikat tegema. Analoogpillide puhul on eriti tähtis ka veel see, et kui ta sisse lülitada, et lasta tal mingi aja seista, sellepärast et niimoodi soojeneb ta ülesse ja ossilaatorid siis ideaalis peaksid häälde minema. Ideaalis ta peaks veel olema sedasi arvuti küljes, et kui ma mängin siit klahvi, siis ta mängib. Ja selle eesmärk on lihtsalt see, kui ma tahan minna pianorolli, midit laduma hakata või siis käike heitlema, siis see on võimalik. Näiteks nagu panen lihtsalt suvaliselt siia mingisuguseid noote. Esimese asjana, mis ma nüüd tegema hakkan, on see, et tuletan pilli meelde veidi ja proovin, mis siit välja tuleb. Ma teen 10 minutiga räädalt ägeda biidi. Nope. It can happen. Jokki, chill. Tere! Käes on teine päev, kus Heldur teeb muusikat. Ilusat hommikut sulle või õhtust või kui sa parasjagu seda video vaadates sööd, siis head isu sulle
hetk tagasi tegin täpselt sama, konsumeerisin YouTube'i nii nagu peab, taldriku, kahvli ja ports toiduga. Samal ajal kuulasin ka meie eilset jammi ning ma pean tõdema, et sellest jammist ei tule jammi, vaid tuleb Amphile uus lugu ning me keerame selle challenge'i veits pea peale sellega, et me siiski ei tee ainult minipruutiga muusikat, vaid me lisame sinna juurde natukene vürtsi. Ning ma loodan, et selle challenge'i hõngu või essentsi jätab üles see fakt, et me kasutame siiski lisainstrumendina midagi väga legendaarset, milleks on Roland Super JV1080. Need inimesed, kes on üles kasvanud Sony PlayStation 1 või tolle perioodi arvutimängudega, siis teatud soundid võivad olla sulle väga nostalgilised. Hüppame lauda, säilitame traditsiooni, nii nagu eelmises videos tegime Amphile loo keldri poolt toodetud samplitest, siis seekord teeme Amphile loo analoogpillidega. Või siis rauas olevate pillidega, kui olla täpne. Let's go! 1, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 4. Leitud, 4. Okei, aeg on sealmaal, et koeraga on vaja jalutama minna. Loodetavasti peale jalutuskäiku on mõistus veits selgem ja saab juba lugu üles ehitama hakata, sest et loominguliselt oleks nagu juba kõik olemas. Luki, lähme! Jalutamas käidud, vaim veidi puhanud, jalutuse käigus sai mõeldud erinevate mõtete peale ning üks mõte jäi nii tugevalt domineerima, et ma tahan seda teiega jagada. Nimelt tohutu crazy üllatus minu jaoks on see, kui palju metafoorseid seinu, kui sõna otseses mõttes fucking seinu olen ma pidanud ületama, et see video siin ilma valgust näeks. Just kui iga olme probleem lendab sisse 100-ga ning tõmbab sind rõõbastelt maha. Ma saan öelda, et ma olen proovinud päris mitu korda video teha keldrile. See lauaprojekt on jõhkra tüütu. Kelder Recordsi stuudio enam pole selles kohas, kus ta algupäraselt oli. Kolis Tallinnasse. Aga noh, ma ei peagi olema sellel alal professionaalne, sest ma ikkagi üritan läbi lüüa muusika tegemise ja videograafiaga, eks ole. Kassi pealt mine Mardi peale. Yeah. Martin on seal pikalt ja räägib seda. Hoiame Marti siin. Sõudepaadis, siis alati siit mitte kaugel. Kõige enam võitkeele ja lüüke. Sa praegu pääsid täiega seda tseremooniat tegema. Okei, rahu, chill. Kui täpselt sarnastel põhjustel on jäänud need tegemata või poolikuks, sest et olme vajab tegemist. Ja vesteldes teiste semmudega sel teemal, ma märkan seda päris paljudel. Ma tahan nii teile kui see endale öelda, ole järjepidav ja mingi hetk kogu see värk annab vilja. Aga okei, aitab sellest tiivi panekust. Nii et, let's have some fun.
hästi pekkis ja siis üks väike asi võib muuta kogu fucking asja nii, et mulle nagu jõhkralt kerib ja nüüd on nagu sellel nagu mingi keskosa muutus. Ja see haige, nagu täitsa haigel ongi. Yay! We got it! We got it! We got it! Lugu sai valmis ning käes on hetk, kus ma saan öelda, et ma teen head muusikat. See kõik siin on ilgelt kõva ning miks ma siiani pole aru saanud sellest, mida ma just hetk tagasi ütlesin. See on ju tegelikult ülimalt nice. Ära kõhkle, tee oma asja. Seda ma ütlen ise endale. Aitäh teile, et te viitsisite seda video vaadata. Ma väga hindan igat ühte teist. Ning hea meelega, kui see sulle tüli ei tee, viska üks like. Pane kommentaar, subscribe'i, kui sa pole veel Keldri YouTube'i kontole subscribe'inud ning näeme varsti. Ära pane veel kinni, sest nüüd sa saad kuulata seda lugu. Tšau!